nõndaks, nüüd lähme räägime tuntud aedniku Jüri Annistiga, mida kujutavad endast okaspuu tüvivormid ning kuidas nendega aias kujundada saab. Kuhu neid peaks aias planeerima ja mis on nende eelised? Neid okaspuu tüvevorme ma nägin esimest korda üldse Poolas. Mul on tunne, et poolakad hakkasid neid esimesena vast pookima kõrgemale. See tähendab, et nad väga kääbuskasvulisi sorte panid siis meetri kõrgusele maapinnast või isegi rohkem, mõnda ka vähem. Ja nende põhiline mõte vist oli siis see, et muidu need väga kääbuskasvulised kerakesed või kuhikukesed jäävad talvel lume alla ja me neid ei näe peaaegu pool aastat. Aga kui nad on natukene kõrgemale poogitud, siis on tõenäosus, et nad lume alt välja jäävad hoopis suurem ja nii me saame neid imetleda terve aasta. Ja peale selle on neil veel üks väga hea omadus, et nendele ei saa jalga peale tõsta koerad ega kassid. Ja kahjuks on see Eestis niimoodi, et kassid eriti lastakse vabalt jooksma ja nii võivad ka sinna aeda, kus omanikul endal kassi ei ole, sattuda naabrite kassid ja rikkuda ära okaspuud oma peale sirtsutamisega. Aga sellistele tüvevormidele nad ei ulatu peale urineerima ja nii jäävad nad suhteliselt puutumatuks. Ja ka on veel neil hea omadus see, et kuna see mütsakas või kera tekib maapinnast kõrgemale, siis maapind jääb meil vabaks ja sinna me saame istutada pinda katvaid püsililli, mis siis õitsevad ja on väga toredad, nii et me nagu väheldases aias saame oma kasinat pinda 2 korrusel kasutada.